noh, kui nüüd alustada sellest 90-ndatest, mis see küsimus algas, et võib-olla siis tegelikult kõikest oli puudus, oli teadmistest puudus, oli omamaistest ekspertidest puudus, aga siiski oli niisugune entusiasm, et ongi võimalik teha ise uusi asju, uut õigussüsteemi, uut eraõigust. Ja mis oli ikkagi vägagi ju innustav positiivne, et päris suur hulk noori inimesi, üliõpilasi tuli innustunult kaasa ja siis enamus neist pärast siis töötas mingi aeg Justiitsministeeriumis ja nad praeguseks on väga erinevates eluvaldkondades seesama seltskond, kes siis oli õigusloomes tudengitena, tegid oma esimesi samme, on väga tuuletiivadesse saanud, olles siis küll Riigikohtu liikmed, küll professorid, küll poliitikas edukad. Et see noorte entusiasm ja samal ajal ka süsteem, et meil oli siiski väga selgelt välja kujunenud süsteem, oli peakomisjon, oli töörühmad, aktiivselt oli kaasatud väliseksperdid, sellepärast ega ju sai ju seda uut õigust ikkagi luua eelkõige eeskujude najal, aga siin ei olnud enam sellist ise välja mõtlemise võimalust, nii nagu nende reformide seaduste puhul. Ja noh, ega need kõik nüüd ka ju väga kvaliteetselt kohe välja ei kukkunud, tuli ikkagi aeg-ajalt parandada, võtame esimene asjaõigusseadus 1993. aastal vastu võetuna, 2003 tehti päris palju parandusi, see tsiviilseadustiku üldosa seadus, mis algselt oli 1994. aastal vastu võetud, 2001 tehti nagu uus redaktsioon, päris palju parandusi. Sama asi ka 90. aastatel vastu võetud perekonnaseaduse, pärimisseadusega, mis 2009.–2010. aastal ikka uue variandina vastu võeti. No võlaõigusseadus, mis oli nüüd kõige mahukam, mida valmistati kõige rohkem ette, mis võeti ka 2001 vastu, 2002 hakkas kehtima. Noh, seda on ka ju uuendatud küll mitmetes osades, eelkõige siis, mis seondub Euroopa Liidu nüüd direktiividega, kus on nagu kohustuslik neid uuendusi sisse viia. Aga siiski jah, see süsteem toimis ja tegijad olid entusiastlikud, nad ise õppisid, kaasatud väliseksperdid ja kui valmis sai, kui need uued seadused said ju 2000. aasta alguseks suures osas ikkagi valmis, siis ei olnud vaja ka enam selles õigusloome sellist hästi toimivat süsteemi. Ja nüüd tõepoolest, noh, ma ei taha midagi halba öelda praeguse õigusloome kohta, aga praeguse õigusloome üks probleem on muidugi see, et see süsteemsus puudub. Tegelikult on ju suuresti nüüd vastavate ministeeriumite ametnike õlgadel on nende paranduste ja uute asjade ettevalmistamine, väljamõtlemine ja selline süsteemsus, et on töögrupp, on eksperdid, on väliseksperdid. Noh, kui niisugust aktiivset õigusloomet ei ole, siis seda alaliselt sellist püsivat süsteemi ju ei ole ka vaja. Aga samal ajal jääb kohati tõesti selline tunne, et niisuguse kollektiivse mõtlemise või läbiarvutamise vajadus on kohati suurem, kui seda rakendada. Ei saa öelda, et eksperte ei kaasata või töörühmasid ei teha, aga see on küllaltki juhuslik ja see tähendab seda, et aeg-ajalt tõepoolest tehakse selliseid parandusi ja muudatusi, mille puhul tekib küsimus, et kuidas on võimalik, et niisugust asja tehakse, et kohati see õigusloome kvaliteet on küsitav küll. Ma ei taha niisugust juttu, nostalgia lõhnalist juttu rääkida, et et kuidas omal ajal on väga hea, nüüd enam ei ole. Ju vastavalt ajastul, ega mis praegu midagi väga hullu ei ole, aga see, mida on nüüd väga kombeks rääkida, et suur probleem on õigusloomes vohamine, siis pigem on ikkagi see õigusloome kvaliteet, et mida tehakse ja mis on vajalik ja põhjendatud. Ja
tõenäoliselt võiks tõepoolest ju natukene sinna 90 aastatesse tagasi minna ja vaadata selle kogemuse peale ka võib-olla praegu, nii et mitte nüüd, et midagi taastada, aga tõenäoliselt praeguse õigusloome puhul ikkagi see selline järjekindel süsteemsus, ekspertid, sealhulgas välisekspertide kaasamine, sellest jääb ilmselt vajaka.